nii tore, et sa oled tulnud mind vaatama. Täna me hakkame meisterdama. Me meisterdame täna salvräti lilli. Selliseid on ju vahvad. Ma tegin need täitsa ise. Neid lilli võid sa hiljem kinkida mõnele sõbrale või siis emale või isale või naabritädile või naabrionule. Aga selleks, et sa saaksid salvräti lilli meisterdada, on sul vaja vähemalt 3 salvrätikut. Minul on siin üks värviline, üks on roheline ja üks on valge. Värvilised salvrätikud, sellised kirjud salvrätikud, on tavaliselt hästi mitmekihilised. Need, mis on ühevärvilised, tavaliselt nii palju ei ole kihte. Sa pead panema need salvrätikud nüüd kõik ühtepidi. Ma kohe ütlen sulle, mis mõttes ühtepidi. Nii, et selle salvrätiku kinnised ääred oleksid kõik ühtepidi. Nii. Kas sul tuli välja? Siin on kõik ääred kinni ja siin on kõik ääred lahti. Aga mõlemad küljed peavad olema lahti. Selleks ma võtan käärid ja lõikan selle kinnise ääre ka lahti. Nii, nüüd on mul siin äär lahti ja siin on ka äär lahti, aga nüüd tuleks hakata tegema lehvikut. Kas sa oskad lehvikut voltida? Ei oska. Kui sa ei oska, siis palu oma ema või isa abi või siis vanema õe või venna, eks ole. Aga ma võin sind ka õpetada. Kohe ma näitan sulle, kuidas käib lehviku tegemine. Sa pead panema salvrätiku laua peale ja voltima siit ühe peenikese riba. Nii. Tee sõrmedega siit kõvasti üle. Siis on kindel, et see lehvik lahti ei lähe. Ja pead keerama paberi teistpidi. Ja voltima jälle. Nüüd keerad jälle paberi teistpidi ja voldid jälle. Nii. Paber jääb kogu aeg väiksemaks ja lehvik hakkab kogu aeg valmis saama. Nii. Nüüd pead veel voltima. Nüüd veel voltima. Nüüd veel. Ja nüüd veel. Mul ongi lehvik valmis. Kui ma tahaksin, siis ma võiksin siit lihtsalt kinni hoida ja lehvitada endale sellega tuult. Aga me pidime hoopiski tegema ju lillekesi. Nii et siit keskelt võtan ma hoopis kinni lehvikul ja võtan ühe karvatraadi. Sa võid võtta ka lihtsalt ühe tavalise nöörijupikese või niidijupikese. See ei pea olema karvatraat, aga karvatraat on toredam ja seda on ka palju lihtsam siia ümber panna. Sest kui sa paned selle siia ümber ja teed siia paar vinti peale, nii, siis hoiab see seda lehvikut kenasti kinni. Lehviku pead sa niimoodi laiali tõmbama. Kas juba praegu on ilus, eks? Aga veel ilusamaks läheb. Vaata, et see traat oleks kindlasti päris keskel, eks? Kui sa võtad nüüd salvrätiku ja võtad siit kõige õhema osa. Nii. Ja tõmbad selle enda poole ülesse, aga ole hästi ettevaatlik, sest salvrätik on väga-väga õrn, ta võib minna katki. Kui läheb katki, pole hullu, siis teed edasi, eks? Nii, ja jõuad järgmise paberini ja jälle võtad siit salvrätikust kõige õhema osa. Kirjud salvrätikud piltidega, need on tavaliselt 3-kihilised või mõnikord on isegi 4-kihilised. Ja tõmbad jälle siit tasakesi lahti. Nii. Nüüd lähed järgmise paberi juurde. Tõmbad järgmise lahti. Tasakesi hästi ettevaatlikult. Nii.
ja lähed jälle järgmise juurde. Mul on nii palju paberikihte siin, et see võtab natukene aega, aga sa peadki olema väga kannatlik. Kui sa oled kannatlik ja kõik kihid üksteise küljest niimoodi lahti tasakesi võtad, siis tuleb sul väga ilus lill. Nii, võtame järgmise. Mina teen natuke kiiremini, sest mul juba tuleb väga hästi välja, aga sina tee ikka tasakesi aeglaselt, eks peaasi, et paber katki ei läheks. Mina olen teinud juba nii palju lilli. Mida rohkem sa teed, seda paremini välja tuleb ja seda kiiremini saad hakkama, eks? Nii, nüüd on siin veel üks kiht. Saan kohe selle ka lahti. Nii. Nii. Mul hakkab juba täitsa lille moodi tulema. Nii, ja siit veel ühe kihi. Ohoh, läheb kogu aeg ilusamaks. Nüüd ma olen jõudnud rohelise paberini. Nüüd ma tõmban rohelise siit lahti. Nii, ja teiselt poolt ka. Hohoo, mina arvan, et ma jätangi seekord oma lille hoopis selliseks. Mis sa arvad? Kas on ilus? Kas mulle sobiks see isegi pähe? Kas sul tuli sama ilus? Muidugi sul tuli ilus. Ja tead mis, kui paber läheb vahepeal katki, sellest pole mitte midagi. Kui ta pärast selline kohe või paksuke on, siis ei paista üldse see katkine paberitükikene sealt välja. Nii et sellepärast ära üldse muretse. Minul tuli seekord selline lill. Järgmine kord meisterdame veel midagi, eks? Ma juba nii väga ootan sinuga kohtumist. Aga nii kaua ole ikka väga äge ünks ja vanks, eks?